tohtida tunda, milline õnn on tohtida mõelda. Kujuta ette, mõtle, mis tahad. Kujuta ette, vaata, mis näha. Keegi ei keela silmadel näha. Keegi ei pane vaatamist pahaks. Keegi ei pane nägemist pahaks. Alati tohib midagi tunda. Isegi tõde võib tahta tunda. Tõde võib isegi tahta teada, hoida teadmatust enda teada, hoida tundmatut enda tunda. Laulda laulu kinnise suuga, laulda laulu lahtise suuga, olla kodus ja kõndida õues, minna metsa ja rääkida puuga, tunda tuksumist oma põues, saada hakkama vähega, hääle, pildi ja tähega. Olen lihtne mees. Kui tulen, siis lähen. Kui lähen, siis mööda. Kui jätan, siis maha. Kui panen, siis pihta. Kui annan, siis võtan. Kui võtan, siis palju. Sõprus ei küsi, kui palju sa kaalud. Oled sa veevalaja, kalad või kaalud? Sõprus ei küsi, kus olid nii kaua. Kui tuleb sõber, katad vaikides laua. Sõprus ei küsi, oled kaugel või ligi. Sõber teab niigi, kui pidi, siis pidi. Sõprus ei küsi, kas oled mu sõber? Ta tuleb sul karguks, kui ihu on nõder. Ta ei küsi, kui pruun, kas olen sul ainus? Ta toob pudeli veini ja toetab su vaimu. Sõprus iial ei küsi, kes noorem, kes vanem. Ta on nagu vein, mida vanem, seda parem. Arm on nii üürike, sõprus nii püsi. Mina ta vanust iial ei küsi. Kes seal istub rooli taga? On see mees või on see naine? On ta purjus või on kaine? On see laps või on see ätt? On ta korralik või pätt? Kas ta liiklusreeglid jagab? Kas ta liiklusmärke tunneb? Kas ta ärkvel on või magab? Ehk ei magusasse unne. Ehk on kurt või näiteks pime. Kas ta mõistab oma nime lugeda ja kirjutada? Kas ta üldse oskab mõelda? Kas tal ongi aru peas? Seda ma ei oska öelda, seda kõike ma ei tea. Parem vaatan ise ette, nii on parem, nii on hea. On iga toimetuse sees üks nähtamatu asjamees. Tosell ei ole taevane, ei tundu ta ka maine. Kuid vahel ära rikkuda võib kirjamehe maine. Hea lugeja, ei tea küll miks, on mulle ta kaasautoriks, kuid mõned tema tehtud vead on siiski paganama head. Kõik see on meie elu, trammi ja kõnniteed, kesköine kestustelu, talved ja tulvaveed. Kõik see on meie elu, sõbrad ja tuttavad, võõrad, kes tundmatusse tänavail tõttavad. Kõik see on meie elu, suved ja sügised, poltuvad hambad, taskud tubakaprügised. Kõik see on meie elu, eile ja täna veel. Ei seda teagi, kaua ta viibib teel. Kõik see on meie elu, meie valge ja must. Tule ja mine ja kulu kuhugi minekust. Paigal seis on pimedus ja liikumine valgus. Ratas hakkab veerema, eks ole ilus algus. Metsa tagant üles veab ent punav päikseketas. Kellel on, see küllap teab, mis iseloom on ratas. Istud kindlalt sadulas
ja väntaid mitmeid tunde. Tuu, mis kõrvus tuhiseb, loob lendamisi tunde. Paigalseis on pimedus ja liikumine valgus. Ring ja ratast jäävad peast. Kus on ots, kus on algus? Aeg see lendab armetult. Juba lapsed tõusnud tammeks, lapselapsed laululinnuks, kokku tulnud kooris lauluks. Külast tulnud külalised, linnast tulnud linnalised, vallast tulnud vallalised, armsakesed Alevist, kokku löönud südikasti ning neil suust ja südamest lähevad laulud taeva alla. Endi Eesti olemisest, tuleviku tõotamistest, vabalaste vahval meelel. Ilma laanen igavesti, igavesti. Tere tulemast kõigile! Meile esinesid Maidu kolleegid, sõbrad, lavapartnerid ja õpilased. Aitäh teile! Selline mõnus ärevus on sees ja täname Koeru Hariduskultuuriseltsi, Koeru Kultuurimaja, Koeru Keskkooli poolt kõiki, kes leidsid täna aega ja võimalust meiega siin hommikul keskpäeval Koerus kohtuda. Täna oleks kindlasti olnud üks väga vinge pidu Koeru Kultuurimajas ja paljud me oleksime seal peol. Aga ma usun, et Maidule mälestuspingi avamine saab olema sama vinge, kui see õhtune pidu oleks olnud. Ja mis on pidu ilma muusikata? Nimelt on Maidu tütre Pilvi tütar Marietta koos bändiga meile kohe esinemas. Sõna tervituseks saab Järva valla abivallavanem Toomas Tamlik. Meil kõigil, kes me täna siin oleme, olid omad kokkupuuted ja mälestused Maiduga. Nii ka minul. Minu esimene mälupilt on pärit esimesest koolipäevast, kui mäletan, kuidas üks kaameraga onu filmis esimese klassi aktust ja koolipäeva. See uhke aparaat äratas koheselt tähelepanu, sest 97. aastal ei olnud videokaamera väga levinud seade. Üsna varsti sain teada, et Mait, kes oli kooli õpetaja, oli ühtlasi ka minu klassi ja Pilvi isa. Muuseas, mul on tänaseni see videojäädvustus alles ning see on mulle väga oluline. Aitäh, Mait! Need aastate jooksul pühendumusega tehtud videoülesvõtted Koeru piirkonnast on tänaseni meie ajaloolise mälu üheks oluliseks kandjaks. Olen enam kui kindel, et niivõrd pikas ajaraamis koolielu ja piirkonna jäädvustamist ei leia naljalt ühestki teisest Eesti piirkonnast. Seega on oluline, et me säilitaksime neid filmilinte ning aeg-ajalt vaataksime, milline on elu Koerus olnud. On üpris kulunud väljend, kuid mis peab kindlasti paika. Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Õnneks koerukad mäletavad minevikku, mida tõestab muuhulgas tänane tore sündmus. Järgmine minu elus oluline kokkupuude Maiduga pärineb keskkooli ajast. Kui Maidu kindlate õpetussõnade ja valsa pilgol sai omandatud autojuhi load. Autoõpetajana oli Mait konkreetne, usaldav ning õppemeetoditega, tänu millele on Eestimaa liikluses suur hulk tublisid ning kindla käega autojuhte. Meenub koheselt 2 seika. Esimene, kui olin ise õppesõidu roolis teel Paidesse
ning auto küljes olnud magnetitega Koeru keskkooli märk lendas sõidu ajal auto küljest. Mait palus auto tee ääres peatada ning tagurdada, et jõuda märgini. Tiheda liiklusega Tallinn-Tartu maantee ääres tekitas minus toona veel juhi lubadeta autojuhisse päris suurt kõhedust ning ebamugavust. Ja ega see tagurdamine päris tõrgeteta ei läinud. Sellest jäi maha katkine plastmassist maanteepost, mille ma auto põhja alla tagurdasin. Ma olen enam kui kindel, et Mait märkas, et minu trajektoor läheb valesti. Kuid tema jaoks oli üks maanteepost vähem oluline võrreldes õppetunniga, mille ma sealt sain. Teises olukorras olin tagaistmel kaasreisija ning roolis klassivend, kes eiras mitte kõige tavapärasemas olukorras parema käe reeglit. Pehmete õpetussõnade asemel lasi Mait õpilasel eksida ning vajutas siis liikluses järsult õppesõidu pidureid. Ilma turvavööta oleksin olnud samuti esiistmel juhi kohal. Võin öelda, et tänu sellele on minul selles situatsioonis liiklusreegel eluks ajaks meeles. Mait oli otsekohene ning ausa väljaütlemisega. See võis olla samuti keskkooli ajal, kui avaldasin avalikult arvamust, et valla ajalehe Koeru Kaja formaat võiks olla teine ning pildid värvilised. Mait oli sel ajal ka valla ajalehe toimetaja ning trükkis Koeru Kajas ära vastulause, kus soovitas mul, kui soovin värvilisi pilte vaadata, lugeda kroonikat. Ma hindan alati inimesi, kes julgevad oma arvamuse ausalt välja öelda ja seda Mait tegi. Mul oli Maiduga seejuures alati hea läbisaamine. Järva vallavalitsuse nimel tänan nii Maitu kui ka tänase sündmuse eest vedajaid. Mul on hea meel, et Koeru inimesed oskavad tunnustada ja meeles pidada inimesi, kes on igapäevaselt meie seas, kui ka neid, kes on meie seast juba lahkunud. Aitäh kõigile! Aitäh sulle, Toomas! Aga nüüd on ühe teise Maidu õpilase kord, kes täna on Koeru keskkoolis õppejuhi ametis. Tervitame sind, Pille Eha! Tere kõigile! Mul on hea meel kogu koolipere nimel, et koos Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsiga saame võimaluse säilitada meie õpetajate mälestust. Mait Raudsepp oli Koeru kooliga seotud aastast 1978. 32 tööaasta sisse mahtus huvitavaid ameteid rohkem kui üks. Tootmisõppemeister, sõjalise algõpetuse õpetaja, õppesõidu instruktor, õppemeister, meister õppesõidu alal ning majandusõpetaja. Lisaks juhendas ta koolis ajakirjandusringi ja näiteringi. Näiteringiga viis ta meie kooli õpilased esimest korda mõisakoolide teatrifestivalile ning nad tõid sealt koju võidu. Tänu Maidule on Koeru kooli kroonika talletatud vallalehes ja väga rikkalikus videoarhiivis. Õpetaja Maitu mäletatakse kui hea huumorimeelega ja kindlakäelist eeskuju meile kõigile. Aitäh! Meie muuseumipapa, Maidu lavapartner ja naabrimees Uno Aan. Tere, armsad Maidu lapsed ja lapselapsed. Mina sain tuttavaks Maiduga juba Paides või Türil olles, kui tema õppis 7. klassis. Ta oli üks väga aktiivne koolilaps selle ajal, sest peaaegu kõik üritused, mis koolis toimusid, ta oli ka üks eestvedaja. Ja temaga sai suurem sõprus siis, kui asusime esimest korda Türil korraldama orienteerumisvõistlusi. Tänu Maidule, kes elas seal Türi metsa lähedal, oli see staadionitagune mets tal hästi selge ja esimesed orienteerumisvõistlused Paide rajoonis said tehtud väga hästi.
ja pärast seda hakkas ka orienteerumine sport Paide rajoonis edenema ja Maidust sai ka tubli orienteeruja, kes koeru tulles juba aitas kaasa orienteerimisvõistluste korraldamist koerus. Aga teiseks, kui mina tulin juba koeru, tükk aega olin juba siin ja siis järsku Mait, kui lõpetas selle ehitusmehaanika tehnikumi, tuli koeru autoremonttehasse tööle. Ja siis jäi jällegi koos üks suur võitlus, sest kõik spordivõistlused, kus me siin tegime koerumängudest, oli Mait mul abiks ja palju ta oli hea reporter ja muidugi ta andis edasi ka Järva Teatajale kõik spordivõistlused. Aga kõige rohkem üllatas mul selle noore mehe elu, sest me olime naabrid. Ja ta, kui oma naise võttis 67. aastal, siis tulid ka lapsed, Peep seal esimene, aga sellest ühest poisist ei jätkunud, et sõjaväest pääseda. Suur Vene sõjavägi viis ta Venemaale, aga enne seda jõudis ta juba ette valmistada selleks, et pääseda sõjaväest ja sõjaväest pääsjaks oli tal tütar Piia, kus sa oled? Ja, sest Vene väes oli selliselt, kel kodus 2 last, et said koju tagasi. Ja siis, mis ime, sellest samast noorest mehest sai ehitusmeister. Ta sai omale krundi täpselt meie maja vastu. Ja kui ta näitas seda projekti, see, mis ta tõi, siis oli 21 kopikat maksis see projekt ja ta hakkas selle järgi ehitama. Kaevas, no pime oli ammu käes, ikka ta viskas neid. Aga siis, kuidas neid metsast neid palke vedas ja kuidas ta neid saagis ja lõpus siis, kui selle maja üles sai ja 73. aastal oli maja valmis. Imeline mees ei otsinud kuskilt korterit, et antakse. Tegi ise. Ja ma vaatan nüüd ka järgmised lapsed, kõik on endile majad ehitanud. Vist kõik. Ja. Aga peale selle ta oli hästi tugev meister laste tegemises. Ja usinasti ja niimoodi allul 3 kaupa ja pärast 2 kaupa. Ja nad on kõik nii tublid inimesed ja jällegi nad on ehitanud omale majad. Ja teiseks, nad on nii tublid, et tal on ka juba 10 lapselast. Mis te vait olete? Plaksutame selle peale. Ja teiseks on tal olemas ka üks lapselaps, kuidas tuleb ära. Ja tal on juba jalad maani 2 aastat vana. On nii? Ei ole veel? Peaaegu. Näed, isa seal, vanaisa juba räägib seal ka juttu. Väga tubli. Ja need teod olid väga head. Ja me ühine töö siin Koeru kandis oli väga niisugune viljakas. Sest kui midagi ühel oli puudu, siis aitas üks ja kui teisel oli puudu, aitas teine. Ja ühise tööna oli meil ikka suur töökasvatus. Ja ma arvan, et see töökasvatus aitas need lapsed nii tubliks kasvada, sest tema oma elust pühendas 13 aastat töö- ja puhkelaagritele. Nii et 13 kuud, siis tuleb täpselt 1 aasta ta oli selles TPL-is Kõpnas lastega. See oli üks niisugune, mis ma nüüd koos hakkasin seda tegema. Ja teine oli siis, kui tuli uus valitsus. Ma olin siis vallavalitsus ja oli vaja lehte teha. Ma käisin kõik siin Järvamaa või selle Paide rajooni ajakirjanikud läbi, et kes võtaks lehte tegema, ei saa. Aga siis läksin Maidu juurde ja arutasime natuke seal
vedela nõu juures ja siis leidsime, et selle võib isegi Mait ära teha. Ja pikalt arutasin, mis sinna lehte panna ja üks küsimus oli alati, et säilitame koeru ajalugu. Ja väga palju me käisime Maiduga igasuguse arhiivides ja muuseumides koeru kohta võtma. Ja tal jäi siis igas lehes oli midagi koeru elust. Ja kui ma tuletan meelde, siis lehti jõudis ta anda välja 230. Ja see viimane leht tuli septembris ja oktoobris saatsime ta siis ära. Nii viimase minutini ta oli selle lehe juures. Ja jälle, kui hakkad kokku lugema, siis 1 aasta istus ta selle arvuti taga ja andis lehte. 2 aastat oleme väga paha peale teda suunanud, aga ta oli väga tubli. Aga lõpetuseks, mis ma tahan öelda, homme ja juba täna tähistatakse isadepäeva. Ma leian, kui me siia olen kirjutatud, et ta on õpetaja, kultuuritegelane, aga ta on ka minu meelest Eestimaa suhtes ikka aasta isa. Ja et tal nii palju lapsi ja lapselapsi, siis ma ütlen, et Mait on ka imeline vanaisa. Aitäh! Aitäh, Uno! Ja ma võin omalt poolt kinnitada, et kõik see töö, mis Mait on teinud, kas siis videoarhiivide või koeru Kaja näol, siis need on hindamatu väärtusega, ütleme siis teosed, et me tegelikult kasutame neid üsna tihti, et vaadata tagasi, kuidas siis oli ühel aastal või teisel aastal või aasta ajal, et koeru Kajasi on kasutatud väga palju ka mälumängude ja viktoriinide tegemiseks, sest Maidul oli alati selline vahva, humoorikas lähenemisviis ja see on alati aidanud siis ka edaspidi kaasa. Aga nüüd ma tean, Piia, ilmselt on päris raske tulla siia pärast selliseid ägedaid meenutusi, et usu mind, me ei mõtle, et sa oled see ajateenistuses pääsemise see. Aitäh sulle, tule siia ja sa saad ka sõna oma õdede ja vendade nimel. Väga tihti hommikul ärgates või õhtul kodus olles, üritades oma koolitöid tehes, kostis alt laul. Ikka mäletan ma taati, jalul vara valgest saati, ikka oli mõni töö tal pooleli. Et nii laulis Mait Maltis ja nii laulis ka minu isa Mait väga tihti. Iseennast siis kas klaveril või akordionil saates. Endal veel põllutööriided seljas, sest ta just lõpetas kartulivagudes kündmise ja arvutiekraanil oli juba ootel valendamas mõni kodulooline uurimustöö või artikkel vallalehele. Aga isa oli ikka rõõmsameelne. Ta tegi ja oskas kõiki töid. Töö, sport, laul, kõik olid käsikäes. Ta oli alati tegus. Ta oli alati kõigi jaoks olemas. Alati südamega asja juures. Kõik, mida ta tegi suure innuga ja südamest. Nii et kõik said puudutatud, kes temaga kokku puutusid. Eriti muidugi pere, sõbrad ja kolleegid ja õpilased. Ta ärkas vara ja uinus hilja. Ega siia ilma magama pole tuldud. Ja küll teises ilmas jõuab magada. Need olid tema sõnad, mida ta ikka armastas öelda. Isal olid igale asjale olemas õpetussõnad ja positiivne kokkuvõte, et kui mitte kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Mait oli uhke ja väärikas mees ja meie tema lastena oleme uhked tema üle, sest see pink räägib nüüd Maidu lugu edasi. Suur tänu koeru inimestele ning koeru haridus- ja kultuuriseltsi aktiivsetele liikmetele, et te meie isa ja vanaisa mälestust kalliks peate ja sellise uhke pingi ja tunnustuse vääriliseks. Me oleme südamest liigutatud.
Ja samuti tänusõnad kõigile toetajatele ja hooandjatele, kes selle pingiprojekti valmimisele kaasa aitasid. Aga mida isa kindlasti ütleks praegu, et enne teda ja pärast teda on teda innustanud ja Koerus on elanud ja tegutsenud väga-väga palju uhkeid fanatilisi kultuuri-, haridus- ja spordiinimesi. Ja nii tema kui meie kõik loodame, et siia tekiks selline nii-öelda hariduse allee, kus juba olemasolevate pinkide kõrval näeme tulevikus veel palju selliseid, millel igalühel on oma lugu öelda. Ja see siin on siis Maidu lugu. Aitäh! Aitäh, armas Piia! Aga ongi aeg siis see pink, Maidule pühendatud pink avada ja palungi siia selleks Peebu, Paavo, Piia,